Aga praegu ega ongi, need taanlased peavad ju nendele inuiitidele, nad peavad ju mingid präänikud välja mõtlema hakkama, sest seal on valimised tulemas ja need tahavad vägi siseseisvust ju. Ja nad vaatavad ise, kes nendele rohkem pakub nüüd ongi see Trumpi käest, et kui palju te pakute, kui palju taanlased, kui palju te pakute. Ja see on väga mõistlik, vaata Eesti läks ju ka Euroliitu, sest oli kasulik minna Euroliitu. Nüüd tuleb välja väga kasulik, enam ei ole, nüüd peaks ka vaata, võib-olla saaks ühineda Gröönimaaga. No aga inuitidele ka, mina oskan soovitada ainult õppige ka saarid, et müüge neid maavarasid. Kõigile maha, võtke kõigilt pappi, ja nad oma vahel pärast klaarivad siis. Ja tugevam võtab niikuinii kõik ära. Absoluutselt. Et selles mõttes seal raha võib kõigilt võtta, aga sellega midagi paha ei ole. Võtke ette alati. Pool ette, sest tundub odav. Ega tuleb õppida, see kunagi oli see sama, 12 tooli, aga see film oli, see oli ka nende Ostap Bender. Jah, seal olid briljandid olid tooli sees. Seal oli kõigepealt oli see, et põhiline, mis seal oli, et Tengi вечером стулья утром. А если Tengi puudut utrом, а так стулья будут вечером. Igal juhul raha alati ette. Bender teadis, kuidas asjad käivad. Et mis seal keerulist on? Kirjanikud teavad, kuidas asi käib, poliitikud peaks seda ammugi teadma, aga näed, ei ole seda nutti, ei ole seda ajaloo tunnetust ja ei ole tervet mõistust. Et kui nii kaua on ostjaid, nii kaua müüd. Ja kui ostjaid ei ole, siis müüa ei saa. Ja müüa saab ainult neile, kes osta tahavad. Ja raha ette. Alati. Nii et see on küll hea, mis praegu käib seal Gröönimaal.